veits viltu on see asi. Nõnda vist on parem. Läks. Tere, kenad inimesed, rõõm teid kõiki siin jälle näha. Tänane daily vlog ei tulegi tegelikult vlog, vaid video, kus ma siis näitan oma tehnikat, mis ma kasutan filmimiseks ja pildistamiseks. Keegi on mult sellist videot juba küsinud ja mulle endale ka aeg-ajalt meeldib nagu vaadata selliseid videosid, kus keegi näitab, mis tal seal kotis peidus on. Aga esiteks ma pean muidugi ära mainima selle klišee, et oluline ei ole kaamera, mis sa kasutad, vaid see, millest sa sellega teha oskad. Vastab tõele see klišee täielikult. Aga esiteks siis kaamerakott on selline Manfrotto Street. Selle ma ostsin alles hiljuti, enne mul oli siuke suur pirakskott. Seda ma aeg-ajalt kasutan ka veel, kui mul on vaja rohkem tehnikat vedada, aga see on siis siuke igapäevane nüüd. Siuke hea, kompaktne, mugav. Siin küljes on mul selline Peak Design kaamera kinnitus või midagi taolist. Siin külje peal on selline kohake, kuhu saab kinnitada statiivi. Ja statiiv on mul samuti siis Manfrotto Element ja see on mingi Traveller teema, et see on siuke hea kerge. Ta käib kokku selliseks päris väikseks nagu. Teha kohe hops siia koti külge ja siis on nagu alati olemas ja looduses hea kerge liikuda. Pole nagu mingit suurt tüli sellest. Ja loodusfotode tegemisel ma kasutan statiivi väga tihti tegelikult. Siis kaamerast rääkides ma pean näitama seda. Ma näitan teloga seda. Praegune statiiv on mul siis selline custom made raamatud, rahakott. Toimib idekalt, polegi muud vaja. Aga kaamera siis mu go-to kaamera on selline Sony A73 on selle nimi siis. See on küll suht kallis kere, aga ta on nagu tõsiselt hea killer kaamerana. Video jaoks oli ja foto jaoks oli ja mikrofoni ma kasutan siis sellist Rode Video Micro vist on selle nimi, siuke tuustakas ja karvane vahel hea paitada nõnda. Okei. Siis lens. Seda ma enamasti kasutan fotode tegemiseks looduses, aga vahel ka filmimiseks, kui mul on vaja näiteks ennast filmida enda käes, siis on siuke hea lai nurk, ta on siis 11–16 millimeetrit, aga ta tegelikult on mõeldud poolkaaderkaamerale, aga see Sony on täiskaaderkaamera. Ehk siis kui ma keeran 11 millimeetri peale selle, siis on näha, et see on tegelikult pole mõeldud sellele, aga 16 milli peal ta sobib ideaalselt siia ette. Ta ei ole küll mingi ülihea objektiiv, aga ta jääb asja ära. Ja see ongi just see, et looduspildid mul on põhiliselt tehtud sellega, ta on nagu mulle see lai nurk meeldib nagu lihtsalt nii väga. See on nagu. Aga need lensid maksavad just nii palju, et see on uskumatu. Sony enda lensid, neid ei tasu üldse vaadata ja Canoni omad on siis veits odavamad, ehk siis see lens, mis mul siin ees on. See ongi tegelikult mõeldud Canoni objektiividele, aga ma kasutan siin vahel sellist Sigma adapterit, see osa siis siin Sigma MC11, ehk siis see on siis üleminek Canoni objektiivilt Sony kaamerale. Foto autofookus on sellele hea, aga video autofookus ei toimi. See on mõeldud siis Sigma lensile, ehk siis Sigma lensidega toimib video autofookus ka. Aga vlogimise juures see on nagu veits halb, et ei ole autofookust, sest see ise nagu, kui sa ennast filmid, siis ei näe, kas see on fookuses või mitte. Aga muidu see ei omagi suurt tähtsust. Ja mul on ka B-kaamera, ehk siis teine kere, ja see on Sony A72, ehk siis üks versioon vanem sellest. Siin on näha, aga siin on mul teine see Sigma adapter. Siuke asi. Sony A72 oli siis mu eelmine kere, aga ma hoian teda endiselt alles, ehk siis kui on vaja filmida mingi 2 kaameraga mingit asja või kusagil ja see on siuke hea varukaamera. Siis teine lens, mida ma põhiliselt kasutan, see on just filmimiseks, siis on selline ka Canoni 24–70. Ma ei tea, kas ma ütlesin, aga see 16 milli see oli Tokina lens mõeldud Canonile, aga see on siis puhas Canoni L-seeria F2.8 esimene versioon. Siuke hea lens.
mis iganes teha tahad, see fookusvahemik on siuke ülihea. selle kaamera A7 3.2 varuakut ja mul on siin veel ND filter, suht must. see on siis Potix ja see on siuke, saab muuta seda tugevust ja see on vajalik siis video jaoks, et kasutada õiget säri ja foto jaoks siis pika säriga fotode tegemiseks. kõik need sujuvad merekaadrid ja kus mingi jõgi vooleb ja need on tehtud siis selle filtriga. siis on mul siin veel kolmas lens. see on siis Canoni 70-200, see on F4 AVA4 lens. seda ma kasutan ka aeg-ajalt pildistamiseks, aeg-ajalt filmimiseks. aga hea selle juures on see, et on suhteliselt kerge. sama lens nagu 2.8 avaga on nagu kõvasti raskem. siis on mul siin selle Sony A7 2-le 2 varuakut, kolm varuakut. ja siis on mul siin droon DJI Mavic Air. väga soovitan seda drooni ja siin juures mainin ära ka Pro kaamera, kust see droon pärit on. prokaamera.ee selline ja ta on nagu, ma olen ülirahul selle drooniga, lihtsalt pilt on hea, video on hea kvaliteediga. ja ta on nagu hea pisike, kerge. viskad lihtsalt kotti, varem mul oli Phantom 3, see suur. selle jaoks pidi eraldi seljakott kaasas olema, aga see on nagu lihtsalt viskad sisse ja alati olemas. drooni jaoks pult, ka hea pisike. ja seal 2 lisaakut droonile. Neid kulub alati. Oleks rohkemgi vaja veel isegi. siis mingi mälukaart on mul mingi 3 tükki kokku äkki, 64 gigased. siis on mul siin veel drooni jaoks ND filtrid. ja siin on, ei ole, kus ma selle panin. see on mul jope taskus, siin on tegelikult polariseeriv filter siis, mida ma kasutan tegelikult suht vähe, aga ta on hea mingi autode pildistamiseks, näiteks võtab peegeldusi vähemaks ja maastikupiltidel annab veits sihukest värvi, kontrasti juurde. siis on mul siin veel väike akupank, väga pisike, korra saab telefoni täis laadida, aga vahel on hädavajalik. siis on meil alati objektiivide puhastamiseks väike kalts või noh, lapp, objektiivi lapp. ja see ongi praegu, siit on kõik. veepudel meeldib mul alati kotis tavaliselt kaasas kanda veel. püsihüdreeritud. kuskile kaugemale lähen, siis võtan alati kõvaketta ja läpaka sahtel on veel siin kotil. ja ma enda läpakat ma näitama ei hakka, sest see on juba nii vana junn, et see ei ole üldse enam mõeldud tegelikult foto- ja videotöötluses. siin on mul veel üks lens, aga seda ma tegelikult kasutan väga harva, vahel kui ma mingi inimesi pildistan või nii. see on fix lens Sigma 50mm AVA 1.4-ga ka, rohkem mul pole nii suure avaga. aga ta ongi hea nagu hea lahtine ava, hea valge ava. ta ongi siuke portreede jaoks, aga kuna ma inimesi pildistan nii vähe, siis ta nagu pigem seisab. ja siis on mul siin üks asi veel. ta ei ole küll mul kaamera kotis, kuna just ei mahu sinna, aga selline siis Zhiyun Crane 2 vist on ta. Grana 2. sellega saab neid sujuvaid sõitmisi teha kaameraga. paned siia peale, stabiliseerib ära mootorit ja hoiab seda nagu paigal, saad kõndida, ei teki seda kõndimise vibratsiooni. siuke kraam. aga suures pildis see peakski praegu nüüd kõik olema. mingid väiksed nipet-näpet vidinaid leiab veel, aga ja kui keegi küsib, kus ma selle kõik tehnika saanud olen, siis palju neid objektiivid näiteks on mul kõik ostetud kasutatult järelturult soodsama hinnaga. ja kaamerad, kõige kulukam ongi mul siis A7 III kaamerakere. ja selle kõige jaoks ma olengi raha saanud siis tehes erinevaid foto- ja videotöid. ja olengi siis sellest tasust siis väga palju panustanud tagasi. väga suure osa, et enda tehnikat siis uuendada. ja ega muud polegi vist. siuke see seis on mul praegu. aga mul pidevalt nagu uueneb see tehnika jälle, et ostan mingeid uusi asju, vahetan midagi välja, müün vanad maha, ehk siis jah, see on see, mis on mul praegusel hetkel kasutusel. tänaseks lõpetame, kui on mingeid küsimusi, andke mulle teada. aga teie, olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme jälle homme. homme jälle mingi teistsugune video. ma veel ei tea, mis ma homme teen, aga midagi ägedat kindlasti, nii et püsige lainel.
kott ise on siis selline ja siia lähevad kaamerad, objektiivid, siin on siuke pehme kaitstud ja siin üleval osas siis siin ma hoian drooni ja seda suurt objektiivi ja varuakusid, aga siin kui need välja visata, siia saab ükskõik mis kraami tegelikult panna, et see on siuke üldiste asjade sahtel nagu.